Diagrammile andmesiltide lisamise jaoks kõigepealt tuleks siis diagramm aktiveerida, töörežiimi, topeltlõps. Ja diagrammile need väärtuste lisamiseks vastavalt siis, kas teil on tulpdiagramm ja ma sooviks iga tulba peal siin üleval näha väärtust, kas siis arvuna või protsendina, oleneb diagrammi tüübist, siis selle tarvis tuleks võtta lisamine menüü ja siin on selline valik nagu andmesildid. See muide kõik on väga sarnane kalkile, et kes on kalkikursuse läbinud või kalki juba tunneb, siis väga sarnane. Ja nüüd avanevas aknas siis tuleks määrata, kas väärtust kuvatakse arvuna või näiteks protsendina hoopis. Ja mõlemal juhul on ka võimalus siis vormindada seda arvu või protsenti. Ja mõeldud on siin just seda akent, kus te saate öelda, milline see arv peaks siis välja nägema. Näete, praegu ta on selline tavaline, aga kui ma võtan lähtevormingu maha, siis ma võin öelda näiteks, et see arv peab välja nägema selline, et tuhandeliste eraldaja näiteks on kasutusel, näitab 20 kohta alati ja nii edasi. Nii et vajadusel võite vormindada. Kui ei soovi, siis siia ei ole ka tegelikult kohustust tulla. Antud juhul ma panen loobu ja jätan selle vaikimisi vorminduse. Ja mida te võite siis veel valida on paigutus konkreetse andmetulba või siis, kui teil on sektordiagramm sektori suhtes, kas ta on siis olenevalt kohal, see tähendab tulba kohal, või all või keskel seal tulba sees või väljaspool, kõik oleneb diagrammi tüübist. Antud juhul see kohal on vaikimisi ja see mulle ka sobib. Nii et ma olen praegu märkinud ära, et väärtust kuvatakse arvuna ja paigutus oli siis tulba kohal ning see järelklõpsan sobib. Ja tulemus siis, nagu te näete, on selles, et igal tulbal on tema väärtus ilusti siin tulba otsas. Nüüd juhul, kui mul näiteks oleks tegemist sektordiagrammiga, ma võtan selle tulbale väärtuste lisamise tagasi ja muudan kiiresti diagrammi tüübi sektoriks. Näiteks selliseks. Ja nüüd samamoodi ma tahan protsendimärke lisada, et ta näiteks protsentuaalselt, kui palju siis mingisugune osa sellest sektorist moodustab. Jällegi lisamine menüü, andmesildid ja seekord siis aktiveerin väärtust kuvatakse protsendina. Sobib. Ja näete, et iga siis sektori osa sai juurde protsentuaalse summa, kui palju siis see kogu sektorist moodustab see konkreetne tükike. Selle arvutuse teeb ta ise automaatselt, võtab kogu väärtused 100% ja vastavalt siis jagab laiali ja näitab protsentuaalselt. Nii et seda teie kindlasti ise tegema ei pea. Juhul, kui te soovite siis vastavalt need andmesildid eemaldada, siis samamoodi nagu te need lisasite, võtate lisamine menüü, andmesildid ja eemaldate need märkeruudud. Vastavalt, mis teil on aktiveeritud, sobib ja ongi need andmesildid ilusti läinud.